Seisa umbes õlgade laiuses hargseisus ja jälgi, et põlved oleksid nõtked, ehk mitte liiga pehmed ega ka lukus. Vaagen on neutraalasendis ehk mitte ühelegi küljele kaldu. Saba on jalge vahel. Jälgi kogu harjutuse vältel õiget kehahoidu. Alusta puusa kaalusid küljelt küljele. See on liikumine vertikaaltasapinnal, kus üks puus liigub alla üles. Raskus on jaotunud võrdselt mõlema jala kõigis punktides. Nüüd kujuta ette, nagu sa tahaksid kummagi puusa liikumist, enne kui puus jõuab päris üles või päris alla, äkitselt pidurdada. Võid ka mõelda, et sa lukustad puusad kaalu ühte asendisse, kus üks puus on all ja teine üleval, ja siis lukustad vastupidisesse asendisse. Lukustamiseks kasutad sa reie ja tuhara lihaste äkilist pingutust. Jälgi, et pärast seda, kui sa ühelt poolt oled pingutanud, sa kohe lõdvestad selle poole. Pingutusele järgnegu kohe lõdvestus. Ja teen topelt kiirusel. Hoia vaagen neutraalasendis. See tähendab, et saba on jalge vahel ja põlved nõtked. Lukustamine tähendab, et sa lukustad lihased pingesse. See ei tähenda, et põlved lähevad lukku. Põlved on kogu liigutuse vältel nõtked ja painduvad. Ja tõstan veelgi tempot. Nüüd teeme puusakaalu aktsendid ette-taha suunal. Alusta puusakaaludest ette-taha. Võid kujuta ette, nagu su puusad oleksid nagu kauss või vaagen, millest sa valad vett kord enda ette ja enda taha. Sarnaselt eelmisele harjutusele lukusta nüüd oma puusad nendesse asenditesse. Ette valades pinguta kergelt alaselja lihaseid, taha valades pinguta alumisi kõhulihaseid. Eest pingutades peab tagant olema lõdvestunud ja vastupidi. Hoia ülaselg neutraalne, eriti alumisi seljalihaseid pingutades ära kasuta ülaselga. Muidu võid oma seljale liiga teha. Vaagna liikumine on ülakehast täielikult isoleeritud. Ja tõstan tempot topelt kiirusele. Põlved on kogu harjutuse vältel nõtked. Ja tõstan veel tempot.